Täna räägime treipingist, mille nimeks on Nova MC450 VD. Selline ping ta meil on, 45 senti läheb algeliselt vahele, kuni 30 senti diameetrit, ehk siis mida on tegelikult päris palju. Mootor on 550 vatti, aga meil on pandud lisaks pikendus, ehk siis 45 sentimeetri asemel saame 99 senti, ehk siis saab kurikaid ja iluaiapoiste ja mida kõike veel. Nii, räägime siis täpsemalt lähemalt. Siin on reostaat, sisselülitus, väljalülitus. Praegu ma panin ta algses sellisse, millisena ta tuleb. Ta tuleb siis täpselt sellisena, kui te ostate. Koneita on edasi müüa. Koneita Eesti. Et kindlasti tasub sealt osta, sest sealt me saime ka, seal on alati head pakkumised ja me saime väga soodsalt selle kätte. Et me oleme väga uhked selle üle. Aga nüüd paneme ta korraks, vajutame tööle ja nii. Ekraan näitab meile pöörlemiskiirust. Kui me nüüd seda siit veel keerame, ühesõnaga siit on võimalik reguleerida kiirust. Aga mis siin täpsemalt on? Siin on ülekanded. Ehk siis, kui me paneme kõige äärmisse, siin on 3 rihmaratast on ja 3 on alla. Kui me tõstame rihma siia, siis on high speed, siis on miinimumpöörded on 1600 ja maksimum on 1300. Aga meil on ta tõstetud kausside tegemise jaoks 650 peale. Ehk siis vahepeal on vaja kuskil 700-800 pööret kausi tegemisel, et näost ilma ei jää. Neid fotosid on nähtud küll muidu iseenesest ja oleme ka ise saanud selle osaliseks siin, et kauss lööb puruks. Iseenesest opereerida on teda lihtne. Siit me saame keerata toestuspuki pingsust. Lisaks, kui me võtame selle siit otsast ära, see ei olnud nii määratud, aga saame panna ka näiteks puurspindli. Mis tähendab seda, et tänu sellele me saame masinas otse puurida täpselt, ei pea kuskile puurpinki panema ega mitte midagi. Siis tänu sellele tulevad täpsemad tööd, tänu sellele saab puurida otse materjali sisse. Lisaks, mis meil on veel ostetud? Treilamp on meil siin ostetud. Antud lampi saab igatepidi suunata täpselt vajadusele. Et tolmukindel, magnetkinnitus ja siiamaani väga hea. Et ühesõnaga selline meidel on ja meie oleme nagu üldiselt väga rahul sellega. Siiamaani pole olnud probleeme. Et muidugi pikenduse paigaldus võttis aega, aga praegu muidu iseenesest kõik töötab, toimib, ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda. Et siis proovime midagi treida ka siia video lisaks, muidu läheb igavaks ja möla, keegi ei viitsi kuulata seda juttu kogu aeg. Et ainult näe jälle mingi video, ainult jälle räägib. Et ma teen omal kohvi valmis, panen kaamera üles ja siis teeme midagi lihtsalt ja kiiret. Laseme siis lepal koore maha ja teeme sellest viinapitsi. Praegu on natuke nurk halb võib-olla filmimiseks, aga edaspidi läheb paremaks. Meil tulevad natukene teised kinnitused ja teised süsteemid. Et ma proovin, kuidas vähegi oleks parem.
nii, aga nüüd võtame selle siit pingist ära ja paneme ta teiste haaratsite vahele. Selle jaoks on treipingil on kaasas sihukene tööriist, millega siis lööme välja veotähiku. Koputame ja ongi käes, väga lihtne. Paneme selle siia kõrvale, selle siia juurde, keerame ära ka selle, sest seda meil tegelikult üldse vaja ei ole, ma panin ta selleks külge, et saaks näidata nihukene ta enam-vähem alguses on, aga nüüd paneme külge selle, paneme külge need haaratsid ja sellega pigistame materjali siia vahele. Nii, see on nüüd olemas, kui me nüüd seda keerame, siis ta läheb laiemaks ja vajadusel saab teda ka kokku keerata. Selle jaoks on meil spetsvõtmed komplektis kaasas, millega saab seda pingutada. Paneme selle siia vahele. Kõige sirgem meil ei ole, aga sellel ei ole väga vahet. Treipingis läheb ta nagunii sirgeks. Natukene sätime teda sinna. Nii. Nüüd pingutame haaratsid. Nii. Peitlitest ma räägin teinekord pikemalt, millist peitlit me kasutame ja mida me kasutame. Et kõikidel peitlitel on oma nii-öelda põhjus, miks seda kasutatakse. Et treime ta nüüd otseks ilusti ja siis hakkame pingistama ja siis hakkame auku puurima. Lõikame maha siit alt ja veel joone. Viimistamisel võib alati pöördeid juurde panna. Kasutame 180 liivapaberit. Siin on nüüd küll koor peal natukene, aga selle koore ma jätangi siia peale. Siis on natukene ilusam see asi. Muidu on üks luine. Nüüd siia tuleb nagunii lakk peale. Või siis linaõli või midagi sihukest, et vaatame. Linaõliga on ka tegelikult võimalik lakkida. Et lasete ära iimendada õlil. Ootate. Kuivab ära. Panete uue kihi. Vahepeal lihvite 2000 liivapaberiga. Siis jääb täpselt samasugune nagu oleks lakitud. Nii, kaamerat siin veel, näitan tegelikult natuke lähemalt ka. Et jääb omamoodi asi. Kui keegi arvab, et ma peaks selle koore maha võtma, siis see on iga mees, kes treib,
teeb seda kunsti nii, nagu tema oskab või tema õigeks peab. Nii, nüüd võtame järgmise liivapaberi. Nüüd teeme selle lõpu 2000-sega. Vaatame, mis sest välja tuleb. See peaks jätma ilusa kihi siia peale. Tooni võrra läks nüüd tumedamaks see asi, aga vaatame nüüd hakkame puurima, sest me saame hiljem viimistleda kogu selle süsteemi ära või kogu selle materjali saame hiljem ära viimistleda, et noh, lisaviimistlust anda, et vaatame, mis ta nüüd endast kujutab, kui me hakkame puurima. Puurspindli paigaldus, väga lihtne, võtame jälle selle, koputame, saame kätte. Väga lihtne. Võtame siit puurspindli, võtame selle siit seest välja ja kõik olemas. See istub kiiluga sinna sisse ja koonusega ja seda enam ei käega välja siit ei tõmba, siis tuleb välja koputada. Paneme siis puuri käima ja keerame pöörded 1000 peale. 900 000 on okei puurimiseks. Sellest teest ära. Vahetame ära nüüd puurotsiku ja paneme suurema puuri. See on Koneita müüb puurpadrunid on siuksed, et nendel ei ole vaja mingisugust võtit, nagu te olete harjunud, et keerate siit pealt niimoodi. Et võtmevaba pingutus, hoiab aega kokku, närve kokku, kõike muud. Kuna puki, nagu ma näitan, kuna puki see pikkus on umbes siin maal, et siis vahepeal on, noh, see on muidugi väike miinus, alati saab teha. Et see võiks olla nagu natukene pikem. Et siis keeraksid seest seda kuradi puki asja rohkem välja, aga tegelikult see ei ole üldse oluline, sellepärast et mul ei ole raske seda puki lahti võtta ja edasi liigutada ja uuesti edasi puurida. Seda võite arvestada, et treimisel tuleb seda sodi ikka päris palju. Selle jaoks on meil tolmuimeja ka siin tegelikult, aga seda ma näitan juba järgmises videos ja siis räägime kõigest muust seadmetest ka. Teeme siit seest liivapaberiga jälle ära. Mida suurema puuriga te puurite, seda vähem on teil peitliga seest välja õõnestamist.
et selle puhul ma ei kasuta üldse peitit. Teeme siia suu ääre ka. kui oleks terav vastu suud panna.